Ei, vaata, huvitavad ajad on, sest et vaata, mu lemmik meelelahutus praegu on vaadata, kui sitalt Venemaal läheb. Türa, neil pole Mäkki ka enam. Vadim Burger, see sitav. Ei, huvitavad ajad, väike elekter, väike siuke nagu, vaata nüüd, aga kuna me lõpuks näeme nagu, mu lemmik on vaadata, kui sitalt nagu Venemaa jaoks sõda läheb, on ju. Sest et nagu, neil on täiesti pekkis, on ju. Ja veits on vaata poliitiliselt siuke tunne nagu, tead, kui sa said keskkoolis aru, et su nagu keskkooli kiusa ei ole tegelikult sittagi. Ja vaata veits on niimoodi, et nagu ma vaatan ise ka venelasi juba nagu. Ei, aga tule. Ei, veits on siuke tunne nagu kõik need nohkarid hakkavad vastu Eesti, Läti, Leedu. Ja vaata kõik need, me oleme ka nagu, aga ole ise vait. Väike Moldova on tagant, jah. Ei, huvitav vaib on õhus, Tallinnas ka kuidagi vaatad venelasi, need on ka kuidagi tagasi tõmbunud. Ei, ma sõitsin üks päev trammis, vaatasin venelast, nägin, see pani kõrvaklapid peale. Ei tulnudki kõlarist. Milline viisakas venelane. Ei, päriselt, üks päev olin bussipeatuses, üks venelane, see sülitas sihvka pilku. Kuuled järsku izvinite. Ei, naljakas on vaadata, kui halvasti sõda nende jaoks läheb, sest et vaata, ma olen vabas Eestis sündinud, ma olen see generatsioon, kellele terve elu on räägitud, et kui nad tagasi tulevad. Oi, kuidas tulevad. Ja nüüd me näeme, kuidas nad tulevad. Mingi roostes jaavaga, külgkorvis. Külgkorvis on tal trusjaa. 3 peale 2 kuuli. Ei, vaata, kui asi nagu pingeliseks läks, mulle meeldis väga, et üks hetk oli niimoodi, et Ukrainas, Twitteris levis üks hashtag, kus nad ütlesid ukrainlastele, et lülitage oma telefonist lokatsioon välja. Siis venelased ei leia üles. Nädal aega hiljem Ukraina kaitseminister ütles selle peale, ei pole vaja, nad tulevad paberkaardiga. Venelastel ongi paberkaart ja sirkel lihtsalt. Otsivad Kiievit lihtsalt. Ei, ma ei mõtle seda välja. Kas te seda nägite, et esialgne rünnak Kiievile hilines, kuna mis ukrainlased tegid olid, nad keerasid tänava sildid. Valele poole. Ja venelased läksidki valele poole, nädal aega vales suunas. Türa, kas see on Benny Hill või? Kas sellest piisabki, et venelastest jagu saada või? Ühele poole on Kiiev, teisele poole Moskva. Kirjutad siia Kiiev, siia Moskva, nad jõuavad sildini, ossa plätt. Varsti jõuavad venelased tagasi Moskvasse nagu oppa! Boss juba käes! Lipp on juba vardas! Nii absurdsed uudised loed. Üks uudis, mis lugesin ka, kuidas Norra lahest, nad leidsid Norra lahest ühe beluga vaala, kellele oli GoPro videokaamera pähe tõmmatud. Vene kirjad oli peal. Tuli välja, et see on Venemaa spioon beluga vaal.
Kelle idee see oli? Mis teil Kremlis toimub? Kõik on mälus või? Ameerikal on kuradi droonid pilvedest kõrgemal, laseriga silma sulle. Teil tuleb üks vend Kremlisse akvaariumiga. Один idee. Sa paned beluga vaalale GoPro pähe, perse laksu. Davai beluga! Idi! Ei päriselt, nad saatsid üksuse beluga vaalasid. Mis infot ta toob? Isegi kui ta oskaks rääkida, mis ta sulle ütleb? Ei no rannik oli ilus ja kala oli magus. Mis infot ta toob? Ta ei imbu sul ju vuntsiga parlamenti. Nad oleks nagu türa, kes selle beluga vaala sisse lasi. Ei, see artikkel meenutas mulle seda, kui Ameerika ja Venemaa vahel oli võidusõit kosmosesse, on ju. Ja venelased kuulsid, et ameeriklased tahavad meest kuule panna. Apollo missioon. Ja venelased olid kohe nagu, okei, saab hakka. Ei, nad päriselt, nad panid koerale kiivri pähe ja saatsid ta orbiidile. Mõtle, mis päev koeral oli. Sa oled rahulikult kuskil Moskvas, kused. Järsku tunned. Pistets. Ja siis 7 tundi hiljem hõljud kuskil Atlandi ookeani kohal. Mõtled, türa teised ei usu elu sees. Kuhu ma täna kusesin? Ja nende idee oli see koer tagasi saada, et jällegist saada, mis infot. Laika, idi suda. Noh, kavarite. Kakk. Kosmos. Laika on seal. Või noh, kuna ta on venelane, kaf.